41 Ragnar Veerus Eestist, kolmandast reast number 411 Toomas Pirstins Lätist ja number 447 Martin Pärtel Eestist. Neljandast reast number 459 Johan Vain ja number 1 Mattias Ringberg. Ringberg on ka ühtlasi TD2 Openi kiirem kvalifikatsiooni põhjal. Viiendast reast 471 Elmars Mikkelson ja 35 Viktor Gorjanov. Kuuendast reast number 16 Alex Timm ja 415 Adrian Slaasis. Seitsmendast 77 Oskar Raud ja 21 Rando Kleiman. Kui võistlejad juba tulevadki oma kogunemisringilt. Aga starti siin ei anta, tuleb veel üks kogunemisring teha. Niisiis 8. rida veel 15. kohalt number 93 Markus Mihkel Kaljuste ja number 22 Lauri Luuk ning 9. reast number 418 Edkas Viltsans. Ja võistlusmaa siis 12 minutit pluss 2 ringi. Ja kui Rotax seniorid sõitsid selle ajaga ära 19 ringi, siis vaatame, kas õnnestub siin ka 20 ringini jõuda. Igatahes on stardiks nüüd kõik valmis. Malinovskis on paremas reas. Ja saabki kõige parema stardi ja Ragnar Veerus tõuseb esimesse kurvi minnes teiseks. On seal ka väike kokkupõrge vähemalt 2 kaardi osalusel, nii et hetkeseisuga Malinovskis, Veerus, Sagadi, siis väike õhuvahe ja neljandana tundub olevat number 411 Toomas Pirstins. Ja kas see oli Patrik Lotsmelis, kes esimeses kurvis selles kokkupõrkes kõige suuremaks kannatajaks osutus ja on, no võib öelda, üsna lootusetult ülejäänutest maha jäänud. Vähemalt kõrgele kohale lootust tal ei ole. Kui avaring lõpeb, Malinovskis, Veerus ja Sagadi 3 esimest. No Lotsmelis tuleb siiski hirmsa hooga järele. Aga jah, vähemalt tipp on tema jaoks siin juba liiga kaugele kadunud. Ja nüüd Sagadi trügib ennast mööda Veerusest ja Pirstins jõuab ka järele. Ei, see oli siiski Malinovskis, kellest ta mööda trügis. Nii et on eestlased 2 esimest kohta hõivanud. Veerus esimene, Sagadi teine. Malinovskis oli veel 3. Aga, ja on veel siiamaani 3, aga Pirstins nüüd üritab S-kurvist temast mööduda ja lähebki mööda. Ja on seal ka Johan Vain, TD2 Openi sõitel juba täiesti sappa võtnud neile ja Lotsmelis on ka grupi saba kinni püüdnud. Ja 447 Martin Pärtel, tema kaardil on esivoolund püsti ja see saab tähendada ainult üht, ilmselt näidatakse talle mõne aja pärast musta lippu oranži mummuga. Ja see on niisugune lipp, mida ükski võidusõitja ei armasta. Sest see tähendab käsku tulla boksi remonti, aga on nüüd Veerus ja Sagadi lahti rebinud end Malinovski seest. Malinovskis järel neljandaks on aga kerkinud Johan Vain, kes on Pirstinsist mööda läinud. Ja tõesti saab olema huvitav näha, kui kõrgele Lotsmelis suudab tõusta. No selle ringi lõpetas ta 14. kohal Martin Pärteli järel. Pärtel on oma püstise esivoolundiga muidugi kaugelt näha, no Lotsmelis on nüüd temast juba möödas. Kui liidrid lõpetavad 4. ringi ja kiireim ring. Nii ja näidataksegi Pärtelile tehnilise rikke lippu. Samal ajal on meil uus liider, Devin Sagadi on möödunud Ragnar Veerusest ja tõusnud ise liidriks.
ning Lotsmelis ring tagasi oli 14, praegu 13. Nüüd juba 12 tegelikult. Nii et edeneb küll, hoog on hirmsasti tal ja kart tundub, et selles esimese kurvi trügimises kannatada ei saanud. Aga jah, ajakaotus on nii suur, et mingisugust suurt siga sellest sõidust ilmselt püüda ei õnnestu. No samas esimese sõidu tulemused annavad startijärjestuse teiseks sõiduks. Nii et pingutada igatahes tasub. Ja Malinovskis on nüüd korraga 2 konkurendi poolt löögi all. Ja Pirstins tundub, et on see, kellel õnnestub Vainu taktikaline valearvestus ära kasutada. Vain jah läks väliskurvi ja jättis sisekurvi vabaks ja loomulikult Pirstins kohe trügis sinna vahele. Ja see kõik tähendab, et Malinovskis nende ees sai jälle väikese hingetõmbepausi. Samal ajal on liider Sagadi veidikese suutnud Veerusel eest ära sõita. Siiski Vain on tõusnud 3. Pirstins 4. ja Malinovskis lükatud 5. Ja teda püüab juba number 415 Adrian Slaasis. Nii et Malinovskisel vaatamata sellele, et ta startis parimalt kohalt, ei ole see võistlus just parimal moel edenenud. Ja kiirem ring on läinud ettearvatavalt Lotsmelise nimele 42,281. Tõsi küll, ega ta nüüd väga palju Sagadist kiirem ei olnud, vaid mõned sajandikud ainult. Ja nüüd võtab Veerus enda nimele kiirema ringi 42,098. Nii et Lotsmelis on praegu tõusnud 11. Ja liigub umbes pool sekundit ringi kohta kiiremini kui tema ees olev grupp. Nii et ju ta need jõuab kinni püüda küll. 6,5 minutit pluss 2 ringi on veel sõita. Seda on üksjagu palju, kui praegu käsil alles 8. ring. Ring tagasi oli Sagadi edu Veeruse ees 0,4 sekundit. Praegu pildiliselt pigem vähem, aga ajavõtt ütleb, et 0,3. Nii et tõsi jutt. Vain 3, Pirstins 4, Malinovskis 5. Ja ei ole Laasis ka jõudnud Malinovskisele järele. Ning Malinovskisele ei paista, et oleks ka mingisuguseid raskusi säilitada Pirstinsi tempot. Ja Martin Pertel tuleb ka boksist uuesti rajale tagasi pärast remondipausi. 7. kohal olev Edgar Sviltsans number 418 on aga teinud kiirema ringi 42,046. Nüüd esialgu ei ole alla 42 sekundi keegi veel sõita suutnud. Liidrid on aga jälle täiesti koos ja Veerus on selgelt tempot tõstnud. Sagadi kipub talle vägisi jalgu jääma. Ja Veerus nüüd selgelt juba otsib kohta, võtab kurvi sisenemisel laiemaid trajektoore, et kiirenduse peal üritada konkurendist mööda hüpata. Sagadi vaatab tagasijärgel lausa 2 korda. Et on mida vaadata. Konkurent tõesti põhimõtteliselt istub kukil. Ja Malinovskis on nüüd uuesti Pirstinsist mööda saanud, tõusnud 4. vähemalt hetkeks. Aga nende omavaheline puselemine tähendab, et on ka Laasis nad sisuliselt juba kinni püüdnud. Ning Lotsmelis omakorda, kes on praegu 11. ja sõitnud aja alla 42 sekundi esimesena 41,891. On 2 konkurendile Alex Timmilile ja Viktor Kurjainovile järele jõudnud ja no võib olla üsna kindel, et kohe-kohe on ka mööda minemas. Aga liidrid tulevad järjekordselt 11. ringilt. Sagadi ees, Veerus järel ja Vain muudkui läheneb neile. Ka Vain on nüüd sõitnud aja alla 42 sekundi. Vain on muidugi teises klassis, aga kui vahetuks võidusõiduks läheb üldvõidu peale, siis ega seal seda keegi enam küsima ei hakka. Lotsmelis on nüüd juba
10. läks esimeses kurvis Alex Timmist mööda. Viktor Korjainov on järgmine, keda ta sihib. Ja kui palju Vain tuleb liidritele lähemale, eelmisel ringil 20, sel ringil umbes 10, aga vahe teisel kohal oleva Veeruse ja 3. kohal liikuva Vainu vahel on nüüd igatahes alla 1 sekundi. Ja Lotsmelis ei ole veel Korjainovist mööda saanud. Aga no see möödasõit küpseb, siin ei saa olla küsimustki. Ringi ajad on neil liiga palju erinevad. Lotsmelise parim ring on olnud lausa 60 kiirem kui Korjainovil. Nüüd see kohavahetus varem või hiljem peab aset leidma. Ja just praegu ta leiabki aset S-kurvi eel. Lotsmelis pressib ennast mööda ja on seega tõusnud 9. Aga tema ees Mattias Ringberg on 2,4 sekundi kaugusel ja seda vahet ilmselt järele jäänud 2,5 minuti ja 2 ringiga ei õnnestu tasa teha. Ja siin Alex Timm trügib natukene Viktor Korjainovit. Teise kurvi pidurdusmaal sõidab talle tagant selga, aga kohad ei muutu. Ja ei ole kohad muutunud meil ka liidrite hulgas. Devin Sagadi endiselt juhib Ragnar Veeruse ees, aga Johan Vain 3. kohal on neist mõlemast kiirem ja muudkui vähendab tasapisi vahet. Ja Edgar Vilsans, number 418, kes on teinud võistluse kiirema ringi. Möödus äsja Adrian Zlasisest, tõusis ise 6. Ja tema ees on nüüd Thomas Pirstinš. Nüüd Vilsansi kiireim ring 41,839. Kui veel 1,5 minutit pluss 2 ringi ja esikolmikus vahed järjest vähenevad, see tähendab, et Vain, kes sõitis praegu kiirema ringi 41,768, jõuab Veerusele ja Sagadile järjest lähemale. No mõni ring tagasi Veerus võttis natukese laiemaid trajektoore ilmselge lootusega leida Sagadi nõrk koht. No praegu tundub, et liigutakse üsna ühtlases tempos, aga mõlemal on kindlasti probleem see, et tuleb Vain järjest lähemale. Ja lõpeb kohe 16. ring. Ning nüüd on Veeruse ja Vainu vahe vaid 0,5 sekundit. 0,5 minutit pluss 2 ringi jääb veel sõita. Ja Vilsans on vahepeal läinud ka Pirstinšist mööda ja tõusnud 5. Samas Malinovski selle järele jõudmine tundub olevat pigem ulmevallast selle järele jäänud aja jooksul. Mis aga toimub liidrite seas esialgu muutusteta. Ja Lotsmeliselt kiirem ring 41,755. Ja nüüd on Veerus väga tihedalt Sagadiga annul esimeses kurvis ja kas see annab võimaluse ka Vainule. Vain on nüüd kannad kinni pöödnud. Veerus vaatab korraks tagasi, katab trajektoori, ei lase Vainult teises kurvis üritada. Aga igatahes, kui aeg on täis tiksunud 2 ringi veel, siis Vain ja Veerus seal sõidavad võidu oma vahel ja see tähendab muidugi, et on Sagadi saanud praegu, ei, see on Veerus, kes on saanud edu sisse. Veerus, kes on saanud selge edu sisse ja Sagadi, kellel tundus võit juba peaaegu käes olevat, on hetkel 3., kui viimane ring on alanud. Nii et Veerus sõitis taktikaliselt väga kavalalt, hoidis end konkurendi lähedusse, ootis üles tema nõrgad kohad ja viimasele ringile minnes on vahe nii suur, et Veerusel ei ole üldse mingisugust küsimustki siin